tulin Tallinna poolt siia ja ega väga tihti ei jõua. Tallinnas on kõik lihtsalt nii hästi. Tallinnas on kõik kogu aeg perfektne. Minu arvast kõige parem asi Tallinnas, ühistransport täiesti tasuta. Keskkonnasõbralik ka veel, ülimõnus on. Linn ütleb ka, et sõida ühistranspordiga, see on hea sulle, tervisele kõigele. Viimane kord, kui trammiga sõitsin, mingi tüüp mu kõrval lõikas küüsi. Ja kirjutasin sõbrale, kuule trammis mingi tüüp mu kõrval lõikab küüsi. Sõber küsis vastu, kas sõrme või varba. Meil läheb Tallinnas hästi. Ma arvan, et ma hakkan rohkem siia jõudma nüüd, kus Tartust saab otse lennuga Helsingisse. See, ma arvan, ma tegelikult täna tulin päriselt lennukiga, tulingi Helsingist lennukiga. Ma olen võib-olla esimene inimene, kes seda tegi. Kui ma Ülenurmel maha astusin, siis ma mõtlesin, see on väike samm ühiskonnale ja suur samm minu süsiniku jalajäljele. Ja ma mäletan kunagi aastaid tagasi Siim Kallas ütles mingis debatis, et lennuk on tehniliselt ka ühistransport ja minu lend täna ei olnud, see oli eralennuk, kuhu keegi oli liiga palju istmeid pannud. Ma ei teadnud, et nagu neid turvanõudeid saab nagu privaattantsuna. Lihtsalt ma ütlen, et kui oleks õnnetus olnud, meil oleks kõigile hapnikumaske jagunud. Ei, tegelikult oli normaalne, mingi 20 inimest oli, doteerige edasi, väga tore, see on nagu lahe asi, päriselt, okei, fine oli. Aga lihtsalt, minu arust on nagu uskumatu, et Tartust saab otse lennuga Helsingisse, ma ei tea, mis te järgmiseks välja mõtlete. Tartust otse rongiga Riiga. Kristjan Jaagul ei oleks midagi teha enam, seal oleks hea elu. Ei, nagu tore, ma vaatasin, mul on natuke hääl ära, ma lihtsalt nagu 5 päeva tagasi lugesin Tartu poliitilisi uudiseid ja siis karjusin oma telefoni peale 3 tundi järjest. Teil läheb poliitiliselt huvitavalt, mul on hea meel, et ainult Tallinnast ei räägita. Aga see kõik on pinnavirvendus, ärge muretsege, valimised näitasid, et Tartus on mõned asjad, mis ei muutu mitte kunagi, tegu on võrdõigusliku linnaga, kus sõltumata sellest, kas poliitik on mees või naine, vana või noor, millisest parteist on, vahet ei ole. Kõigil Tartu poliitikutel on Urmas klaaslagi ees. Ja vaata, Isamaa omad läksid julgelt peale, Tõnis Lukas võib-olla ei teadnud, et tal on ka. Aga kui sa mõtled selle peale, sa ei saa kirjutada Lukas ilma kirjutamata U-klaas. Ja ma mõtlesin, see tegelikult on kõik lausa vandenõuline, meid on kõiki treenitud selleks, kui ma sõitsin ükskord autoga, ma kuulsin ühte reklaami, mis on selline tuttav lauluviis meile kõigile, seda lauldakse Eestis, seda lauldakse isegi välismaal, Prantsusmaal lauldakse sama laulu, Itaalias, itaalia keeles sama laulu. Ja ma enne ei saanud aru, et see tegelikult on Tartu poliitikast ja sellest, kuidas Tartus koalitsiooni kokku pannakse. Te võib-olla olete ise ka kuulnud, see on selline U-klaas paigaldab, U-klaas parandab. Meie ajud on lihtsalt ära kodeeritud, et seda tahta. Ma tean, et tallinlastel ja tartlastel on mingi kraanivee asi, et me oleme kraanivee pärast tülis. Ma saan aru, teile meeldib Tartu kraanivesi, aga mulle meeldiks ka, kui ma peaks muidu A. Le Coq Premiumit jooma. Ja ma teadsin, et see on see, mis teid närvi ajab. Mitte kõik need ülejäänud. Mul üks eks mõnda aega tagasi kolis Tartusse, nägime hiljuti, ta ütles, tead, Ain, sa oled natuke nagu genialistide klubi. Ma mõtlesin, nagu lahe ja alternatiivne. Ta ütles, ei, rahalistes raskustes. Ja katuse all ei ole kõik korras. Ma olen siin olengi ainult paar korda käinud, peamiselt, mitte paar, rohkem, aga ma käisin päris palju, käisin siis, kui ise olin üliõpilane Tallinnas, käisin sõpradel üliõpilastel Tartus külas ja siis nad rääkisid, et Tartus on selline traditsioon, et kui sa liiga purju jääd, siis, et kui Tartus liiga purju jäädakse, siis minnakse üle Kaarsilla. Ja siis ma mõtlesin, et meil Tallinnas Kaarsilda ei ole, et kui Tallinnas liiga purju jäädakse, siis minnakse üle narkootikumidele.